väike spimmi update ka, et ma sain üks päev Kliimaministeeriumist kirja jällegi, et kas ma ei tahaks osaleda nende kliimapaneelis reedel kell 10 ja tõepoolest mul oli juba kokku lepitud erinevad kliendi kohtumised ja mul ei ole selliseks asjaks aega. Ja siis ma vaatasin, mida seal kliimapaneelis arutatakse, seda 5 lehekülge mingit janti. Ja üks, mis oli huvitav, oli see, et mida siis sellel paneelil arutatakse. Et üks asi, mida arutati, oli see, et kuidas spimmi kohustustest kõrvale hiilijaid võtta paremini vahele. Ja te kutsute mind sinna, et mina peaksin andma oma vabast ajast teile nõu, kuidas mind paremini vahele võtta. Ehk siis, Silver, anna meile üks piits, palun. Ja siis ütled mulle bend over ja annad mulle sellega tagant. Las ma vaatan, kui palju mina lisaks nendele tundidele, mis ma selle spimmi asjandusega olen kulutanud, kui palju ma tahan veel juurde kulutada. Oota, ma vaatan. Nii palju. See on see panus, mis ma tahan panustada. Aitäh. Lisaks tuli veel huvitavaid uusi, kogu aeg tulevad mingeid uusi paketi elemente, sest see on work in process või work in process. Ja uus teema on see, et nimekirjas on liiga vähe tooteid, mille pealt maksu korjata. Et tuleb seda nimekirja laiendada. See on üks teema. Ja teine teema on siis see, et ajutine dekarboniseerimise rahastu. Ma ei jaksa seda ette lugeda. Asja sisu on see, et me korjame seda raha, mida sealt Hiinast meil on võimalik kokku ja jagame Euroopa ettevõtetele laiali, et nendel oleks kergem toota seda träni siin. Ehk siis see vahe hiinlaste ja eurooplaste vahel hakkab aina üha rohkem vähenema ja Euroopa mõistes oleks siis ideaalne, et me ostaksime kõik asjad siit. Ja ma arvan, see poliitika töötab ja ma ei näe selles midagi halba. Ma lugesin kusagilt, et Euroopa metalliettevõtted on seda maksu maksnud juba viimased 10 aastat. See on kaugel tõest. Tegelikkuses on nad igasuguste abipakettidega üle ujutatud, et nad oma tootmist ei koliks Euroopast välja. Nii et see on olnud puhas jama ja butafooria. Ja nüüd siis selle uue dekarboniseerimise lekke riski maandamiseks on loodud uus rahastusfond või vähemalt plaan, et siis visata neile veel klotsi peale, et nad toodaks siin edasi. See on tõsine USAle meelehea, et tõmmata hiinlastel veel rohkem vaipa jalge alt ära.